tere suvi. Tere suvi. Aitäh suvi. Meie lemmikaeg. Elu parim suvi. Elu parim suvi, kõigile tuleb elu parim suvi. Tere tulemast selle suve lugemisse. On hea meel. Ja loodan, et sa oled lõdvestunud, mõnusalt ennast sisse seadnud. Siin laual on 3 valikut, 3 teed, 3 sõnumit, mis tahavad tulla sulle. Kas mõni neist ükshaaval või eri rajal, sõltub kuidas. Igatahes tee oma valik, mida sa täna kuulma pead, mida sinu olemus, sinu hing sulle täna tahab vahendada. Esimene nurmenuku grupp koos labradoriidiga. Teine on meil selline kirsiõie grupp koos seleniidiga. Ja kolmandaks on meil selline meelespea grupp koos sodaliidiga. Et vaata, mis sind täna kõnetab ja kutsub. Ja tee oma valik. Alustame vasakult poolt, nii nagu me loeme nurmenuku grupist. Paneme nemad siin igaks vett jooma. Kas teab? Kaua läheb? Nii. Ja selle suve sõnumid siis. Juhatus ja meenutused sellised, mida oleks vaja kuulda sul sel suvel. Kuidas hoida oma sihti. Jääme seda siin niimoodi. On selline valgustumisajastu, uus renessanss, tõe ajastu. Ja hästi oluline on meeles pidada, et mida külvad, seda lõikad, millele keskendud, see võimendub, see saab energiat juurde. Et hoia oma fookust siis nendel asjadel, mis sulle meeldivad, millist elu sa tahad luua, sest see, millele sa keskendud, see võimendub. Ja kui sa keskendud oma unistustele, nende väestamisele, õnnistamisele, siis saab hoogu juurde, sest nii viljakas aeg on. Kõik on loopsakas, lilled on õides, nagu super, kõik on päikest täis. Ja meie ka. Ja kuna kosmiliselt, astroloogiliselt oleme me siis veevale ajastust nüüd, tere tulemast, siis kõik vana ajastu nagu taak on puhastumas ja üles tulemas ja selleks tasu nõnda siis kinni jääda, takerduda, vaid lihtsalt häälestuda ainult sellele, mis sa soovid, keskenduda sellele, mida sa tõesti tahad. Mitte hirmu tunda, et sa ei pea hirmu tundma selles, et ma ei julge midagi vaadata mingeid kohti, et vaata julgelt kõik läbi. Aga andesta, lase lahti, lõdvestu ja naudi seda show'd, millest sa oled ise siin peategelane oma elus. Sina saad valida oma elu, oma tee, kõik on võimalik. Kõik on võimalik, kõik millele keskendud. See hakkab vormi võtma. Nii. Ja selle suve esimene kaart või nagu sõnum läbi kaardid ja kaardid on lihtsalt sellised kindlad nagu suunised, eks, mingite mõtetega. Ja on insight number 13 ja see läheb hästi kokku selle labradoriidi kiviga. Nii see värv kui see nagu energia. See on nagu sisekaemus. Mis see sulle nagu tähendab, mõtle. Kuidas sinu kolmas silm siis nii-öelda parasjagu töötab, kas sa tunnetad asjade nagu sügavust. Julged sa enda seest asju nagu sügavuti läbi vaadata. Igatahes
see sõnum on see, et see nagu see ühendus, see sisekaemuse ühendus saab veel nagu tugevamaks ja sinu kõrgeima potentsiaali teel teed sa sellega tööd. Ehk siis sa võtad teadlikult aega iseendale mediteerimaks, unistamaks, nagu valimaks seda reaalsust, millesse sa nagu astuda tahad, mida sa luua tahad. Et igatahes see avardub sul nii või naa ja see, kuidas sa seda vastu võtad ja mis sa sellega teed, see võib-olla määrab selle kiiruse, kuidas sa ja pehmuse, kuidas sa liigud. Mida rohkem sa lubad ja lõdvestud ja lased oma sellest mõistuse haardest, kontrolli haardest lahti. Lihtsalt vaatad, näed nagu läbi tõe silmade. Alguses ma mõtlesin, et võib-olla teha selline tõevalguse see lugemine. Et kuna energiad on praegu sellised, et tõde nii väga kangesti soovib olla nähtav ja selge sinu sees, minu sees, meie sees, siis see kolmas silm ka aitab näha asjade nagu taha. Selleks ongi nagu kolmas silm, sul on 2 silma, millega sa vaatad siin seda füüsilist reaalsust ja kolmas silm on võib-olla siuke energeetiline, mis näitab sulle ka asjade nagu sügavust, selline selget nägemine, intuitsioon, siuke nagu selget kuulmine, taipamine, tunnetamine. Et vii see järgmisele tasandile endas. Oled sa juba supermeister niikuinii, aga maailm ei paku sulle nagu mingit sellist igavat vana filmi, vaid see on selline elus keskkond, see elumaal siin, mis on alati avardumas ja kasvamas ja sa võid alati ennast järgmisele tasemele tõsta. Mida rohkem sa lubad lõdvestud, seda kergemini see läheb. Et võta siis teadlikult aega ja mine nagu loodusesse, mine vaikusesse, mine endasse, mine joogasse ehk ühendusse kõiksusega ja loo ka aktiivselt. Et vaata, mis sa näed, asjade tõelist nagu külge ja vali teadlikult, mis sa soovid oma eluga teha. Nii, võtame veel. Aitame korra sul seda maist aspekti vaadata. Kuigi see ei ole küll nii oluline. See oluline on pigem see, et sa võtaksid fookusesse selle, mis sa soovid. Ja kuna me oleme veevala ajastus, informatsiooni ajastus, siis seda kõike on nii palju, eks seda informatsiooni. Kõik on olemas Google'is põhimõtteliselt. Sa tahad, kõik mis on avastatud eales maailmas, kõik on Google'is olemas sulle, et mine ja vali. Et sinu otsustada, mis sa valid, millele sa keskendud. Et ei ole kellegile nagu näpuga näidata, sinu ülesanne. Aga et seda maist füüsilist ja inimlikku poolt siiski nagu toetada. Tuli üsna pehme kaart sellest üsnagi maisest, mõnusast, müstilisest zen-pakist. Juhatus. Ehk siis siiski taevased väed kutsuvad sind sellest maisest nagu klammerdumisest niivõrd siis haaret nagu lõdvendama, et sa järgid oma seda sisekaemuse juhatust, oma südame juhatust, seda sisemist teed. Et siiski ei ole vaja sul praegu neid igasuguseid vanu programme läbi hekseldada, vaid lihtsalt valida seda, mis sa soovid. Ja kuulata oma sisemist juhatust, lõdvestuda ja lennata nagu ingel sinna oma südame kutse poole. Järgi oma sisemist juhatust. Maailm räägib sinuga ka kõikjal, et sa oled multidimensionaalne, kõiges elav teadvus, kes vaatab. See on sinu päris olemus, sinu nimi, see mina olen, mis on Jumala nimi piiblis, see Brahman. Et transformeerime nüüd seda inimlikku tihedust aina hõredamaks ja selleks on sul see sisemine kompass ja juhatus, et mis viib sind aina suuremasse ühendusse, mõistmisse,
hoolimisse kõige olemasolevaga. ja see on sinu hinge nagu kutse, et järgi sellele, sinu süda, see kompass. ja mida rohkem sa sellest maisest draamast lahti ühendad ennast, sellest välisest mudrust, seda selgemaks kõik saab. Sellepärast see on see sisekaemus oluline aspekt sul praegu, millega tegeleda. Nii, võtame veel. Mis sulle tahab tulla suveks? Huvitavad ikkagi maised asjad, meie maised olemusi, eks. Aga meie vaim soovib kogeda kergust ja lihtsust ja luua oma elu rõõmuga. Ma mõtlesin, et okei, ma pakun siis teile mingeid maiseid juhatusi, kuidas sul on seal mingi armastus, küllus, töö, teed, mis iganes asjad, eks. Ja siis tuli selline jällegi, mis ma ütlesin teisest pakist, jagasin, hüppas välja. Täpselt korra ütlesin sulle seda juba selle lugemise juurde, et tule sellest draamast välja. Detach from the drama. Et ära mine selle nagu sõjakuse ja võitlusega kaasa, seda olen kogenud siin planeedil küll ja küll ja küll. Et kõik, kes lähevad sõtta, arvavad, et nad seisavad õigluse eest, aga vägivald kasvatab vägivalda, tahab ta võita ja vallutada, et põgene vaba laps. Ja mine oma südame juhatuse järgi, kuula, mis su süda sulle räägib ja loo seda, mis sa tahad luua. Et lase draamast lahti, maine, et kui sul on nagu tööl, kui inimesed puhastuvad kõik, eks, ole nagu leebe ja kaastundlik nendega ja mõistev, ole sina siis see rahumajakas, see kohalolu teadlikkuse etalon ja hääl ja ära mine nagu selle samsaara, selle virvarvurr rattaga, mis enda lummusse haarab kaasa selle maatriksiga. Vaid jää enda keskmesse, jää siia tormi silma ja ole see Shiva, see kõiksus, see teadvus. Ja lase sellest raamast lahti, siis teised saavad ka, me ei pea sellest raamast keerutama, et miskit õndsat, armastusväärset, suurt armastust, valgust, rahu ja püha kiirgab meie kõigi keskmest. Et kui me ainult häälestume sellele, siis me näeme ja tunneme ja elame. Et nagu ma ütlesin, et see suve ajastu energia on selline, et need vana ajastu asjad, programmid on nagu lõppemas ja lõppenud juba enamast. Lihtsalt nüüd pakivad asjad kokku ja et uus saaks ilmsiks tulla, tuleb vanast lahti lasta. Sellest draamast. Kas sa tahad võidelda või peab sul alati õigus olema või sa võid valida ka nagu olla piisavalt väärikas ja enesekindel, mitte kõrk. Aga nagu juba endas kindel ja küps, et jääda keskmesse. Ja mitte minna vaidlema kellegiga, vaid lubada inimestel olla nagu nad on, lubada inimestel oma kogemusi kogeda ja olla ise kindel endas, et sa ei pea kellegi teise poolehoidu või heakskiitu selleks pälvima, et sa võiksid ennast hästi tunda, sa võid juba ennast hästi tunda. Teised võivad ka kogeda, mis nad kogevad. Igaüks kogeb omas tempos ja avaneb omas tempos, et usalda seda plaani ja tee seda, mida sina oled siia tulnud tegema. Ja selleks ei ole vaja vana langeva impeeriumiga võidelda, vaid on lihtsalt vaja häälestuda uuele seda, mida sina tahad luua. Näita seda, mida sa tahad näha ja räägi juba sellest maailmast, kus kõik on hästi. Kus on juba lahe ja usu sellesse nagu täie väega ja juba rõõmusta ja naerata ja täna ja sa, nagu sa tead, see tuleb. Kui sinus on see vankumatu usk, siis niimoodi läheb. Igaüks võib kogeda seda elu, mis ta tahab. Ja kui sinu teadvus on siia kanalile praegu sattunud, siis palju õnne, et sul on selline vaba voli ja võimalus antud, et sa võid kogeda seda elu, mida sa tahad. Su unistused on sulle määratud. Ja räägin sulle seda juttu, et keskendu sellele, mida sa tahad, siis see tuleb. Lase lahti sellest, mida sa ei taha, sest et see on sinu juures sellepärast, et sa sellest kinni hoiad ja sa vaatad seda suurte hirmusilmadega võib-olla. Aga lase draamast lahti. Lõdvestu, luba energial voolata üles alla, nagu maa seest tuleb sinu sisse.
juurkeskusest ja kosmosest samamoodi. Ja sinu energiakeha on nagu tugev, aktiivne, tasakaalus. Nagu tunne ära see, võta see nagu pühitsus vastu. Et lase nagu hingel hingata. Ole puhastatud, hoitud, kõik ongi nii juba tehtud, sündinud. Nii, siis oleme sinu hinge tasandi juures. Vaatame, su hing ju teab ja näeb ja mõistab kõike. Näeb tõde, näeb selgelt ja mõistab ka maist olemust. Ja sina valgustööline, kes sa oled valgust maale siis nõnda ankurdumas. Sinu selline valguse sõnum. See tarkus ja see küpsus, millest ma rääkisin, ütleme see. Et sinu hinge, nagu sinu hing, sinu kõrgem mina, sinu kaitsehinglid nii-öelda, kes ongi sinu kõrgem mina, on sinuga. Ja sulle on pakutud kingitusena teine kiir, tarkuse kiir. Et võta see nagu küpsus, see valgus vastu ja sa tead, sa ei pea õigustama, võitlema. See ongi see tarkus. Sa valid teadlikult, lood teadlikult oma elu ja oskad seda nagu juhtida teadlikult. Tähendab, et millele sa keskendud, seda saad. Et loo siis seda, loome kõik koos seda lahedat uut maailma. Hoiame visiooni rahust maa peal, kus me elame loodusega kooskõlas, harmoonias, naudime elu, laulame, tantsime, saame sõpradega koos luua seda kõike, seda ägedat maailma. Et sa ei ole üksi siia loodud nagu maailma koormat kandma, see koorm. Sina ei pea midagi tegema, et see vabaneb nii või naa ja nagu kosmiline kellavärk, aga kui sa ärkad üles, et ahah, et ma olen kõik see, tahad lamma siin, siis sa ei ole nagu võitluses selle vastu, mis on. Vaid sa oled harmoonias, siis sa saad nagu juhtida, sest sa ei löö enda teist kätt või ei saa oksa, millel sa istud, vaid sa mõistad, et ahah, see olen ka mina ja siis sa saad nagu suurema nagu rolli selles mängus või juhthoovad nagu enda kätte rohkem, kui sa oled nagu loojaga kooskõlas. Et siis ei pea nagu inglit puhverdama, et sa ei teeks liiga endale ja teistele. Õpetama sind nii-öelda karmide raputustega, vaid sa võid seda kõike teha just nagu läbi rõõmu ja tänu. Ja sul on see sügav teadmine ja mäletamine seal all, et kes sa oled. Sa oled ka nemad, kellega sa oled võidelnud ja siis sa teed rahu endaga, enda sees ja nendega andestad, lõdvestud ja võtad selle nagu valgustunud olemuse vastu. See kaart, mis tuli, no uskumatu, nagu ma korra vaatasin veel seda, mis kirjeldus siin sellesse kaasas on selle pakiga ja ma nagu räägin teile asju ette ja siis ma pärast segan mingi suvalise paki võtan ja hüppab üks kaart välja, kus on need asjad nagu kas siis kirjas siin, eks, või siin pakis. Et täpselt see sama teema jälle, et see tarkus, uskumatu, nagu imed on kõik nii loogiline juba, eks tavapärane osa, et ei ole uskumatu, on usutav, aga ma loen sulle korra inglise keeles, saad aru, mis ma just rääkisin, et it amplifies the magnetic power of attraction, empowering you to pull into your life all that is needed for your life's work. It brings the opportunity to heal, restore and understand through the power of love and the light of ancient wisdom. The spiritual master known as Buddha is with you now to help you fully receive and integrate the blessings of this ray of light of the universe. Et Buddha on sinuga ja
nagu see vaimne ülestõusnud meister, Siddhartha, siis nii-öelda tema avatar. Ja samas ka suur Buda, kes elab kõigi meie sees, see valgustunud teadlik olemus, meie enda oma. Et see aitab integreerida sealt nagu seda hinge tarkust, seda et kõik on nagu terviklik. Ja see, mis ta alguses lugesin, it amplifies the magnetic power of attraction, ehk see kingitus valgustöölisele, siis sina võimendab seda magneetilist külgetõmbeseaduse nagu jõudu ja julgustab sind tõmbama enda ellu kõike, mis on vaja sul oma elutööks. Ehk siis, et see loomevägi on aina suurem ja võta vastu see, mida sa nagu päriselt tahad, häälestu sellele, et kui su külgetõmbejõud on vaata suurem, sa oled nagu puhastunud, sa oled nagu tõstnud oma sagedust, siis kui sa muretsed, siis tõmbad seda ka kiiremini külge endale, saad aru, et sa oled nii võimas magnet, et sa, nii kui sa mõtled mingist draamast, kohe manifesteerub. Mõtled raskusest, mis on olnud, kohe saad uue nagu, et palun, sest sa oled nii vägev looja, eks, et sa oled nagu tõstnud oma taset niivõrd palju, et kõik, millele sa mõtled, see on nagu siin. Sellepärast on oluline lasta lahti sellest draamast, mis on sinu elus olnud. Ja keskenduda sellele, mida sa tahad, puhastada ennast, kuulata enda seest, võtta oma hinge juhatus vastu, tugevdada oma nagu kolmandat silma koos südamega, eks mitte ilma ja kõik keskused on lahti ja energia voolab, kuulata seda juhatust ja see tarkus ja küpsus on ka sinuga. Et see on nagu see kingitus, mis tuli, on siis nii-öelda südame, universumi armastava südame, avatud südame energia. Ja see on sinuga ka, teda on selline pall siin nagu keskel südame juures. Valguse pall. Ja samas on nagu kaitsehingel on tema taga ja elab, toetab teda ja elab läbi tema. Ja see on see sisemine juhatus, need nagu sosinad, eks, mis nagu läbi selle intuitsiooni ja sisemise juhatuse südame hääle sinuni tulevad. Mut. Jah, mis siin veel on nagu infona pakutud sulle siis, et kuna see kiir, see nagu tugev magneetiline kiir, et see loomisvägi on nii suur, siis on hästi oluline õppida nagu eristama seda, mis on päriselt sinu ja sinule. Ja sa pead oskama ei öelda. Et sa pead nagu teadlikult ise juhtima, et sa ei lähe nagu kergelt nagu kaasa. Et see võib olla niimoodi, nagu keegi on saanud suure mingi, ma ei tea, lotovõidu või päranduse, aga kui tal nagu see energeetiline muster all on ikkagi nagu vana ja puudusteadvuse oma, siis varsti nagu kuskil, ma ei tea, läinud. Et on vaja osata eristada nagu tõde päriselt sellest, et mitte minna nagu, et kui energia kasvab, et sinu loomisvägi kasvab, et sa ei kuku nagu südamest välja jälle egosse tagasi. Ja hirmudesse või et mis siis saab, kui midagi läheb jälle valesti, hakka mõtlema, hakkad jälle magnetiliselt seda vale sinu jaoks, hinge jaoks, mida sa tegelikult ei taha kogeda. On vaja sellest mustrit välja nagu rebida, mitte tõmmata ligi seda, mida sa ei taha. Et see võib olla selline oluline aspekt. Selleks ei ole muud teha, kui lihtsalt lõdvestuda, fokusseerida sellele, mida sa tahad, unistada, teha teadlikult nagu palveid, taotlusi, kirjutada üles, panna pilte sellest, mida sa soovid, millist elu mäletada ja tunnetada seda kogu aeg sisemiselt läbi oma südame ja meditatsiooni, kas see on päriselt sinu kõrgemaks hüvanguks ja kõikide kõrgemaks hüvanguks. Sa pead usaldama, et tulevik on helge, siis tulevik on helge. Kui sa nagu kardad, et nüüd tuleb maailma lõpp ja varsti on kõik nagu kriisis ja kreenis ja on otsas, ma ei tea, raha ja toit ja kõik nagu, mida sa siis lood, noh. Et see on võib-olla üks nii-öelda saatana võibutis, et hakata sind nagu
võtma sind ka sellesse armeesse, kes panustab sellise tuleviku loomisse. Eks neid, kes ei suuda oma hirmudest nagu üle olla, on küll, aga üks rahumajakas on palju võimsam kui 100 000 hirmumajakat. Et kui sa tõeliselt ankurdanud oled selles valguses, siis sa paned nagu küünla põlema, paned selle mäe otsa ja kõik näevad. Et ära karda ja usalda, et päriselt ka nagu nii helge tulevik meil kõigil, nagu see on nagu lihtsalt võimatu, et ei ole. Ja kõik, mis on nagu tundub, et oi, hakkab midagi kiiva kiskuma, siis see on blessing in disguise sulle võtta, et sa veel ei näe, miks see hea on, see puhastusprotsess, võib-olla see mis on vaja, et sul oleks see, et sa laseksid lahti neist klammerdumistest. Sul on vaja täiesti ninali mudas korra olla, et nagu leida oma süda üles jälle nagu, kus sa selle jätsid. Tampasid kivisse kinni, võib-olla on vaja kildudeks see kivi lüüa nagu, ahaa, jess, nagu. Aga ära karda, mitte midagi karda, pole vaja. Kõik on jumala hästi, kõik läheb väga hästi. Kõike on külvuses nagu me ei saa otsa midagi siit maa pealt. Nagu kõike on nagu lõpmatult palju külluses. Lihtsalt vaja sellele häälestuda ja lasta eest ära programmid, mis vastupidist usuvad ja mis loovad külluslikult seda puudust näiteks või kannatust. Et seda on ka külluslikult, sest et kõike on külluslikult. Ja kui me oleme häälestunud ainult oma hirmudele ja muredele ja sellele, mida me ei taha, siis see on ka meie elus, seda on külluslikult, kõike on, eks, millele keskendud, seda saad. Sellepärast keskendu sellele, mida sa tõeliselt tahad, siis see tuleb. Vot, suured sõnumid sulle, on ju. Siin on kas algallikas. Ma mõtlesin eri paki, nad kõik sümboliseerivad mingid erinevat energiat ja siis, mis nagu kõrgemalt valgest valgusest tuleb sulle ma nagu jutustan sulle jutud ära ja siis ma panen kaardi kinnituseks pärast, see on nii naljaks nagu kõik need 1, 2, 3, 4 tükki nagu. See tuli ja siis ma hakkasin rääkima selle baasil. Siis tuli see kaart, eks. Ma rääkisin sellest, siis ma rääkisin edasi ja rääkisin sellest ja siis ma alles tõmbasin selle kaardi. Siis ma rääkisin sellest küpsusest ja tarkusest ja magneetilisusest, siis tuli see kaart, tõmbasin. Saad aru, ma jutustan sulle enne ära, ma teen seda reaalajas kõik ja siis tuleb see. Ja siis nüüd tuleb see sun, ehk siis nagu päike, mis on aktiivne kiirgaja. Päike on nagu yang energia, mitte yin, ehk siis pluss, mitte miinus, ehk sa oled nagu kiirgur. Sa oled nagu saatja, mitte vastuvõtja. Nagu looja, mitte ootaja. Andja, mitte võtja. Et sul on oodatud, et sa kiirgaksid seesama. Ole hästi, ole nagu päike. Ole see rahumajakas, see kiirgav nagu valgusallikas. Sa oled see valgus siin maa peal. Jumal lahe, sa saad inimkeha, mõtle kui paljud valgustöölised, inglid, abilised on nagu astraal- ja eetersfäärides, kes toetavad, nagu kellel ei ole keha. Nii lahe, nagu sul on keha ja sa saad siin nagu füüsilisi asju ka nagu julgelt teha ja olla nagu pildis neile, kes nagu on rohkem sellest taakes kinni. Aga ole siis nüüd nagu päike. Siin on 417 hertsi, võid YouTube'i lüüa 417 hertsi, mingi meditatsioon, mis toetab sind. Aga enne kõike on see sõnum selleks, et lihtsalt nagu läita ennast nagu põlema ja luua, olla see looja, mitte ootaja, tegija. Et loo seda uut maailma ära nagu hirmunud või seda vana. Sellised sõnumid sulle siis, armas nurmenukk ja labradoriid. Päikest sulle siis. Tuleb üks hästi soe ja ilus ja päikseline ja viljakas suvi.
loo siis seda, mis sa päriselt tahad. Nii, teine grupp näen täpselt viiruk saigi otsa. Tuli täna selline, et igale grupile oma viiruk. Sulle oli siis selline Agrapati rohelise tee viiruk, hästi hea. Bioforiust saab. Nii, nüüd tulevad meile need kirsiõiekesed. Tere tulemast! Selenits ja väike kirsiõis. Huvitav valik. Valgus, puhtus, selgus. Sinule tuli, just rääkisime eelmise grupiga, et viiruk teeb täpselt nagu otsa, et kohe lõpeb nende viiruk. Siis mõtlesin, okei, igale grupile siis saab oma viiruki, ma ei tea, kas me sinu oma lõpuni jõuame, aga järgmisele grupile ma võtsin oma jutu viiruki. Sinule tuli selline Shiva Special, selle viiruki nimi, universaalist leitud. Ja tundub, et läheb andmiseks see suvi, jah? Et Shiva selline vägevus, transcendence ja hävitaja ka, kes lihtsalt nagu hävitab illusioone ja kõike seda ja tõstab nagu kate. Lihtsalt kõik vana, mis ei ole tõsi, nagu sjauh, hävitab ära nagu. Tõde ei saa hävitada, tõde jääb alles alati. Ja valisid julgelt selle kirsiõie ja puhtuse, siis tundub, et sa oled valmis julgelt laskma nagu lahti kõigest, eks, mis ei ole tõde ja liikuma hästi kiiresti edasi. Ja Shiva, nagu võib öelda, nagu see ülim teadvus on siin sinu jaoks. Sinu ka ja sinu sees ja sinu läbi. Et see suvi siis on nii vägev suvi, eks. Elu parim suvi nagu kahtlemata. Keegi ei ole sukest suve näinud siin planeedil veel kunagi. Sest et see on esimene selline. Ja väga lahe, väga helge, nii nagu lükkad. Nii läheb, nii nagu külvad, nii lõikad. Sellepärast külva armastuse seemneid ja rohi välja umbrohi, mida sa ei taha oma peenraks kasvatada. Ja isegi kui kunagi kõrgtsivilisatsioonid, imeajad nagu, siis see mälestus on meil alles veel, me ei ole sellest ilma jäänud vahepeal, eks. Et see spiraal, mis tõuseb, liigub üles alati rohkem, sellepärast me oleme nagu suuremad kui kunagi varem. Taas tuhast tõusmas, taas nagu veevala ajastus, valgustusajastus seda nagu kõike veelgi rikkalikumalt nagu kogemas. Tead, tahab sulle üks lugu hoopis. Ma ei tea, miks üks raamat, ma ei ole kunagi lugenud ikka raamatut niimoodi, kas tõesti saab ikka loo lugema.
Kui pikk see on siis? Ei olegi nii pikk. Usaldame kõiksust ja sul saad ühe mõnusa mõistujutu hoopis Kraianilt ka alguseks. Lihtsalt kujutad, et vaatan, pea keerab sinna, vaatab ja ütleb see sisemine hääl, võta see ja loe sealt see lugu ja no uju või mitte. Lugu 2 talunikust. Enamik teist ei ole talunikud ja tegelikult hakkavad nad sellel maal haruldaseks muutuma, et talunikud. Ometi on see lugu kindla peale sinu jaoks, kandes endas vägevat ja armastavat sõnumit meie ümber nähtavate maaga toimuvate muudatuste ning uue energia kohta. Elasid kord 2 tublit talunikku. Mõlemal neist oli üks põllukultuur, mida neil oli võimalik ise ilma teiste abita kasvatada. Kuid see nõudis kogu nende aja ning nad nägid saagi koristamisega kõvasti vaeva. Mõlemad talunikud olid jumalikud inimesed ning nad suhtusid maasse asjakohase austusega. Selle tulemuseks oli hea partnerlussuhe maaga ning nad said igal aastal tasuks hea viljasaagi ja võisid edukalt hoolitseda nii iseenda kui oma pere eest. Ühte osa saagist kasutasid nad ise, teise osa aga müüsid turul maha, tagades nii oma peredele ülalpidamise ja külluse. Nad elasid hästi. Ühel päeval ilmus mõlema põllule pühamees, kes väitis, et tal on sõnum Jumalalt. Mõlemad talunikud olid huvitatud ja kuulasid teadet hoolega. Sõnumitooja ütles, et nad on ülimalt armastatud ja et tänu oma suurele tööle on nad ära teeninud võime oma viljasaaki 10-kordistada. See on kingitus neile ja nüüd on neil ka seesmine vägi selle korda saatmiseks. Uue väe aktiveerimiseks oli talunikel vaja teha ainult ühte. Puhastada oma põllud seal kasvavast vanast viljast. Nad pidid selle täielikult midagi alles jätmata maasse kündma. Lisaks tuli neil otsida üles kõik juureparasiidid ja seenekahjurid ning heita need leitud ebapuhtus kõrvale. Kohe pärast selle lõpule viimist tuli teha uus külv. Sõnumitooja teatas, et nende väge ette aimates kavatses Jumal teha muudatusi aastaaegades, lisades sobival ajal päikest ja vihma ning kaitstes neid niiviisi põua eest. Sellega tahtvat Jumal neile seni tuntud põlluharimisviisi tõeliselt ümber korraldada, et teha võimalikuks nende uue anni kasutusele võtt. Nad jääksid endiselt vastutavaks oma raske talutöö eest. Uus and aga muudaks saagi oluliselt suuremaks. See toimus aasta ajal, mil viljalõikusaeg oli peaaegu kätte jõudnud. Mõlemal talunikul oli kõrge vili, mis oli lõikamiseks ja turul müümiseks valmis, et võimaldada neile äraelamist järgmisel aastal ning osta seemet järgmise hooaja külviks. Mõlemad talunikud olid vana vilja hävitamise ja eeloleva hooaja ees kindlustunde kaotamise ees osas kahtleval seisukohal. Pealegi mõtlesid nad, mis kahju oleks sellest, kui nad vilja praegu koristaksid ja sõnumitooja teavet alles hiljem kasutaksid. Nad arutlesid, et nüüdne vili on peaaegu küps ja uus külv ei tooks praegusel aastaajal endaga midagi head. Iga talunik teadis, et praegu seemned kasvama ei läheks. Esimene talunik pidas sõnumi asjus aru oma perega ja küsis nende käest nõu. Mõeldes veel kord sellele, mida sõnumitooja oli öelnud, otsustas ta koos perega, et Jumal ei teeks neile halba. Seega oleks õigem sõnumit täht-tähelt järgida. Niisiis hävitas ta oma küpse viljasaagi kindlaks määratud moel ning kündis selle üleni maasse. Ta noppis välja kõik ebapuhta ja eemaldas selle hoolikalt ning külvas kohe oma põldudele uue vilja. Teine talunik ei uskunud sõnumitoojat ning valmistus tavapärasel viisil viljaleikuseks. Varsti pärast seda algasid vihmad. See ehmatas mõlemat taluniku väga, sest kunagi varem polnud sel aastal vihma sadanud. See niisutas esimese taluniku seemneid ja ujutas üle teise vilja. Siis tuli tuul, mida sellal polnud veel enne kunagi nähtud. Esimese taluniku vili oli tänu vihmale just kasvama hakanud ja tuul ei teinud sellele kahju. Teise taluniku vettinud vilja vähesed püsti jäänud kõrred murdusid aga kergesti tuule käes. Ja nii juhtuski, et esimese taluniku vili kasvas sellise
koguse ja kõrguseni, millist ta iial oma unistuses poleks kujutleda osanud ning ta rõõmustas oma uue küllusliku viljasaagi loomise väes. Täpselt nagu sõnumitooja oli ennustanud. Teine talunik kaotas oma vana vilja ja jäi ootama aega, et kohaneda uute aastaaegadega ning külvata jälle seeme maha, tundes ebakindlust ja muret uute ennenägematute kliimamuutuste ees. Olles jumalikud inimesed, rõõmutses esimene talunik oma külluse üle ja jagas seda teise talunikuga. Teine talunik aga, mõistes maa käitumist, võttis esimese taluniku poolt pakutu isetult ja oma otsuse üle süümepiinu tundmata vastu. Mõlemad talunikud ja nende pered töötasid kummagi maadel nii kaua, kuni uuel hooajal tekkis teisel talunikul jälle võimalus seeme maha külvata. Siuke lugu. Ja autori järelsõnaga. Siin mõeldakse taluniku all selgesti maaga tihedas ühenduses olevat inimest, kes teenib elatist raske tööga, olles loodusega kooskõlas. Lisaks olid need konkreetsed talunikud väga iseseisvad, olles võimelised ise kasvatama oma kultuure, ise ilma teiste abita. Seega on meil tegu kahe maa peal elava inimesega, kes sõltuvad oma elatise osas planeedist ning on täielikult vastutavad kõige neid ümbritseva eest. Kas selline olukord tuleb tuttav ette? See on rõhutatud metafoor meist endist. Talunikud kujutavad endast meid, kes me praegu maa peal elame. Järgmine osa kirjeldatud olustikust seondub nendega meie seast, kes elavad suhtelises turvalisuses. Crayon avalikustab selle, kui ta teatab, et talunikud elasid üldiselt toredat elu ning neil olid tavalised iga-aastased head viljasaagid. See viitab eluviisile, millist meist enamik järgib, kus me teeme kõvasti tööd ning saame rahaliselt üldjuhul kuidagiviisi aasta-aastalt hakkama. Crayon jätkab, andes samuti teada, et mõistulugu leiab aset vabamajanduse tingimustes, kus ühte osa oma saagist kasutasid nad ise, teise osa aga müüsid turul maha, tagades nii oma peredele ülalpidamise ja külluse. Need sõnad on ülimalt olulised, kuna asetavad antud loo kindlalt meie vaba turumajanduse ühiskonda. Ülimaks avalduseks on siiski järgmised laused. Ühel päeval ilmus nende põllule püha mees, kes väitis, et tal on sõnum Jumalalt. Mõlemad talunikud olid huvitatud ja kuulasid teadet hoolega. Tegu on hämmastava vihjega, kellest Crayon tegelikult kõneleb. Mida teeks suurem osa inimesi, kui ilmuks keegi, kes väidaks, et tal on sõnum Jumalalt? Enamiks viskaks sellise selli välja ja saaks hea kõhutäie naerda. Niisugune on kultuur, milles me elame. Kuid need talunikud olid teistsugused, sest nemad olid huvitatud ja kuulasid teadet hoolega. Pane tähele, et nad polnud lihtsalt mitte passiivselt huvitatud, vaid kuulasid hoolega. Enamik teist, kes seda kuuleb, taipab, mis suunas asi areneb. Ning Crayon peab silmas seda, et ta kavatseb rääkida meile mõistujutu kahest uues ajastus elavast valgustatud inimesest. Järgnevalt kirjeldab mõistulugu seda, kuidas sõnumitooja annab talunikele teada nende ellu saabuvatest muutustest. Kuid selle vastuvõtmiseks tuleb neil teha midagi teistmoodi ning pealt näha ebaloogilist. See on midagi sellist, mida nad enne teinud ei ole ning mis läheb vastuollu sellega, mida neile põllumajanduse toimimise kohta õpetatud on. Pane hoolega tähele, mida neile öeldi ning mis on selle tähendus. Esiteks, puhastage põld vanast viljast. Vabanege kõikidest oma vanadest tegutsemisviisidest. Teiseks, kündke see maasse. Matke oma vanad kombed maha sellise põhjalikkusega, et need oleks täielikult läinud. Kolmandaks, heitke seda maasse, kündes kõrvale kogu mustus ja parasiidid. Ärge hoidke enda ümber sidemeid, sealhulgas elulisi asju, mis on teid alati saatnud, kuid mille kohta te olete sisimast teadnud, et need pole teie jaoks õiged. Neljandaks, tehke kohe uus külv. Alustage otse kohe kasvamist koos uue energia ja asjade toimimisviisiga. Viiendaks, seejärel jätkas sõnumitooja sellega, et andis neile teada, et neid ümbritsev maa hakkab muutuma, võimaldades selle uuel ümberkorraldusel toimuda sujuvalt ning neid toetavalt. Edasisest selgub, et ühe taluniku jaoks on see kõik suureks probleemiks, kuna tema vili on lõikuseks valmis ning ta ei usu tegelikult kõike, mida sõnumitooja kõneles.
Kraioni ütluse järgi olid mõlemad talunikud kogu vilja hävitamise suhtes kõhkleval seisukohal, näidates, et see oli raske isegi tolle jaoks, kes lõpuks nõuandet kuulda võttis. See tähendab, et meil palutakse teha rasket asja. Oma vanade tegutsemisviiside täielik kõrvaleheitmine ja uue avasüli vastuvõtmine pole kerge meist kellegi jaoks. See on keeruline vaatamata lubatud suurtele autasudele, nagu 10-kordne saak. Kuna me ei suuda eesseisvalt tõeliselt näha. Ikkagi imestasin ma selle mõistujutu üle mõeldes, kuidas on võimalik eirata Jumala sõnumi toojat. Siis aga tuli mulle sisimas naer peale, kui mulle meenus, et sama küsimuse esitasin ma endale pühapäeva koolis, kui ma kuulsin esmakordselt Vaaraost, kes tegi iga kord südame kõvaks, kui Mooses talle jätkuvalt kõigutamatuid tõendeid tõi, kinnitamaks, et orjade mitte vabaks laskmine on kehv uudis. Kas ka Vaara oli rumal? Nüüd näitab Kraion mulle seda sama rasket iseloomujoont meis kõigis. On tõeliselt raske muuta oma kombeid, kui need meile nii kallid on, sest me oleme sõltunud neist nii pikka aega. Mõistujutus võtab üks talunik nõuannet kuulda, teine aga mitte. Peagi pärast seda on mõlemad vapustatud maa muutumisest, vihmadest ja tuultest, mis sellele aastajale kunagi varem iseloomulikud pole olnud. Maa muudatused toovad kasu tolle taluniku viljasaagile, kes sõnumi tooja teateid kuulda võttis, ning tema uuesti külvatud vili kasvab tõesti rekordkõrguseni. Teise taluniku vili aga hävineb, kuigi see oli sõnumi tooja saabumise ajal terve ja kõrge. Siinne nõuanne on selge, asjad ei toimi enam vanaviisi. Maa muutuste tõttu on need, kui viljad tuleb pinnale langevad seemned, mis enam kasvama ei lähe. Ära langevad ka kõige tervemad ja edukamad vana energia meetodid. Edu saadab uusi sageli teistsuguseid võtteid, mis esindavad kaardistamata vette välja. Need on ka meetodid, mis on tulvile armastust, küllust ja positiivseid tulemusi. Lõpuks jagab külluslikust kogenu seda tollega, kes sõnumitoojat kuulda või kuulda ei võtnud. Sellega ei kaasne mingeid hinnanguid ega näpuga näitamist. Teine talunik, kes ilmselt eksis, ei tunne erilist uhkust selle üle, et tal tuleb edukalt talunikult vastu võtta. Sellest lihtsast sõnumist on nii palju kõrva taha panna, et selle uue ajastu tarkuse täielikuks üleskirjutamiseks kuluks köiteid. Mõlemad talunikud võtsid vastutuse enda poolt loodu eest ning nad töötasid käsikäes kooskõlas ja asjakohasuses, tekitamaks olukorda, millest võidaksid kõik. See mõistujutt oli mõeldud otseselt valgustunutele, õpetajatele ja valgustöö tegijatele. Siin esitatud õppetund on leidnud mitmel moel hämmastavaid kinnitusi, viidates sellele, et seda mõistujuttu ei tuleks võtta kergelt. See stsenaarium peegeldab tegelikult just seda sorti muutusi, mis planeedil praegu, kui sa seda loed ja kuuled, toimumus on. Võta hetk aega, et see uuesti üle kuulata. See on kantud imelisest ja võimsast sõnumist. No tõesti. Sinu suve sõnum, eks? Nii lahe. Ja see on nii jällegi müstiline. Et vana, eks läheb ja uus tuleb, sul ei ole nagu mõtet selle sisemise tarkuse, jumalikkusega nagu vaielda oma maise olemuse baasilt. Et see raske iseloomujoon, mida nii-öelda välja vaja juurida, on vaja lihtsalt oma otsuse ja tahte ja nagu selle valikuga nagu muuta, et sinna tagasi ei kukuks sellesse vanasse mustrisse, on vaja nagu pidevalt praktiseerida seda sihi hoidmist, kursi hoidmist sellel nagu tõel, mis sa oled ära tundnud. Nagu ankurdada ennast selle tõe külge. Kunagi mingis lugemises ma teen selle analoogi vist. Et kui sa näed nagu tõe ära, ütleme, et sa oled kuskil sellel kaardistamata veteväljal ja sa näed nagu tõesaart ja sa tead, okei, see on see paradiisi aed, sa oled sinna teel. Et kui kõik on selge, udu ei ole, vihma ei ole, klaas selge, siis võta hõng ja viska lant sinna. Viska sinna paradiisi aed ja lant nagu loo see siht, see
nagu kuhu poole sa oled see teel ja sa tead ja ankurda ära see, otsusta praegu sellest kõrgest teadvusest, sellest nagu tugevast tõetunnetusest, et sa järgid seda nagu liini, mis sa sinna just seadsid. Ka siis, kui sul on raske ja keeruline ja sa ei näe parasjagu seda saart. Et sa otsustad ära, sa nägid, sa tundsid tõe ära ja sinna ma lähen. Viskad selle landi sinna, sa tunned ära, vaat sinna ma olen teel ja no matter what, vahet ei ole, mis ma lähen sinna nagu. Ma olen armastav, hell, kaastundlik, lahke, ma elan tões ja aususes ja austuses kõige olemasoleva vastu. Ja nii on. Ja vahet ei ole, mis nagu. Ja loon endale selliseid meeldetuletajaid sellest pühendumisest, sellest nagu otsusest ja valikust. Et kui sa oled pärast mingit protsessi või praeguses hetkes siin tundnud ära midagi olulist enda jaoks, mis sa peaksid tegema, seda, mis sa tegelikult tead, et jaa, sa peaksid tegema, sinu sisemine kompass ütleb sulle kindlalt jaa, isegi kui jalad värisema löövad, sest et nagu see lugugi, vaata, kahtlus võib tulla, et kuidas ma lähen vanast asjast lasen lahti, kui mul vili hakkab just kasvama ja ma olen ju töötanud selleks terve elu või nii olen kogu aeg teinud. Et nüüd toimuvad suured muutused. Ja võib-olla isegi meie maaga, nagu siin loos oli, võib-olla Eesti on varsti nagu mõnus troopiline kliima ja ei pea kartma seda. See on jumala lahe. Mis iganes, eks, et aga sa usaldad, kui sa oled ära tundnud selle tõe, et sa viskad sinna nagu landi ja nagu sead selle sihi, vaat ma lähen sinna. Ja sõnastad, mida see tähendab, et sa lähed sinna. Milline nagu elu, millised valikud sul igapäevaelus on. Mida see tõesaar ja see nagu püha siht sinu jaoks tähendab, sinu kuldne tee, sinu kõrgeim tee. Et nagu loo see, et kui sa oled nagu selles, sa oled kohal, siis sa nagu justkui ankurdad, eks, aga kui sa oled sinna teel ja sa oled nagu kuskil nagu ookeani peal oma paadi või laevaga, et siis viska sinna ankur, see lendab nii kõrgele ja kaugele, kus sa tahad täpselt, see nagu laserkiir või pointer sinna. Niimoodi ka võtta selle. Aga ja siis, kui torm tuleb ja sa ei, nagu need vanad asjad tulevad sind testima, et saaks neist vabaneda, lahti lasta, sest sa tead, kuhu sa tahad minna, eks. Siis sul on just see nagu hoiad kõvasti kinni oma sellest õngest, mis on selle nagu teemantraadiga sinna ühendatud keskpäikesele, jambalasse, kuhu iganes, mis see sinu jaoks, mis sõna on selle paradiisi ajal või kõrgemal nagu visioonil endast. Algustatusel. Ja siis samm-sammult, sammuke korraga kerid ennast sinna lähemale, teed samme ikka sinna poole. Torm üle läheb, sa oled jälle lähema sinna, sa ei läinud nagu hirmust kuskile vahet ei ole kuhu, eks, vaid sa tead, kuhu sa lähed, sul on nagu siht selge, sa oled otsustanud. Minu otsustavus, ma elan tões ja armastuses ja ma hoian ennast ja ma pakun endale vaid parimat nii nagu toidu, liikumise, informatsiooni, keskkonna, kõigega, nagu ma teen nii häid valikuid, kui ma oskan, sest ma pean ennast pühaks, ma olen püha. Ja ka kõik teised, ka neile ma pakun parimat, ilma ennast ohverdamata. Ma ei saa, nagu mõned meist on need, kes annaks kõik ära ja armastaks ja austaks, andestaks kõigile, aga mitte ise endale, eks. Osadel on siuke programm, siuke märtri programm, et tooks ennast ohvriks, aga see on nagu see lennukis gaasimaskid, nende hapnikumaskid tulevad alla, siis seal on ka juhend, pane enne endale, kui sa lapsele paned. Muidu sul paned lapsele seda hapnikumaski ja ise nagu kaotad teadvuse. Ja sa pead kõigepealt ennast ühendama allikaga, siis sa saad teisi juhendada, muidu sa ei saa. Sa pead endaga olema armastav, aus, andestav, hooliv, pakkuma endale vaid parimat, nagu kõige parem sõber sulle pakuks ja soovitaks. Siis sa saad alles teistele seda jagama hakata. Kui sa teistele jagad ja ise seda endale ei tee, siis see ei ole see. Ei püsi. Et siis sa ei saa aru veel, kes sa oled, kes su sees elab. Aga kui sa saad aru, siis sa pakud seda endale ja siis sa pakud seda ka teistele automaatselt ja teised saavad palju suuremaid õnnistusi ja kingitusi
sellest vibratsioonitasemest, kus sina viibid. Et sinu lähedusse tulles nad saavad nagu laetud sellest, nende tase ka tõuseb, vibratsioonitase, sa oled nagu heliark, mis helised omas elus, omas väes, maaga kooskõlas, rõõmus, tänus, nagu usalduses, jumalikkusesse, iseendas ja kõiges. Ja siis see nagu nakkus nakkab, jumalik nakkus, saad nagu selle jumala osakese. Ja see nagu on, siis sa oled nagu valgust täis ja kiirged, sa oled nagu see majakas, eks. Valisid selle kirsiõie. Shiva spetsial. Oled üks Shiva eriline laps. Said sellise kutse. Usaldamaks. Ja laskmaks lahti neist vanadest mustritest nagu. See võib tunduda täiesti nagu hullumeelne ja tõenäoliselt mingid inimesed su ümber ütlevadki, kuule sul hulluks läinud. Lõpeta ära, hakka normaalseks tagasi. Aga see vana nagu ei toimi enam niimoodi. Me ei lähe sellisesse maailma tagasi, kust me tulime. Lähme ainult edasi. Ja uues maailmas on nagu hoopis teistmoodi. Aga see on palju kergem, palju ägedam, palju lahedam. Kõige nagu vägevam, mis me kunagi üldse ette kujutanud oleme ja veel rohkemgi. Sellepärast tasub hoida visiooni kõige vägevamast, mis me ette oskame kujutada. Siis me loome seda, aitame seda luua oma olemasolu ja kohaloluga, oma tegude, mõtete ja sõnadega. Ja siis maailm veel lisaks ja haamjad ja imede ingelid üllatavad meid millegi veel ägedamaga. Et alati läheb veel ägedamat, kui sa oled kunagi ette osanud kujutada. Aga sellesse häälestuda tuleb sul usaldada ja hoida kõrgeimat visiooni kõigist olenditest, iseendast, oma ümbritsevatest, oma perest enda ümber ja kõigist, keda sa kohtad oma teel. Sest õnnista. Mitte ühtegi hinnangut ei ole vaja, mitte ühtegi nagu silti või et kuidas keegi on, lihtsalt õnnista ja hoia kõrgeimat visiooni iseendast, oma partneritest, koostöö, kolleegidest, töötajatest, sõpradest, kõigist kõrgeimat visiooni. Siis annad neile, lood selle nagu võimaluse. Kui keegi sinusse usub, juba hästi, nagu palju kergem on, eks. Et lase sellel nagu usu ja näe seda pühadust kõigis, mitte neid nagu näe ilusat vaadet, mitte mingit kärbse sitta akna peal. Näe seda, mis sa tegelikult oled ja mis tegelikult teised on. Vot. Sinu lugemine oli täna selline, ma ühegi pildita suure looga. Aitäh. Võib-olla pildiks sulle. Hanuman. Alandlikkuse etalon, kelle südames on püha pere. Hoia pere ja sellest lahkust. Et kui on valik, kas olla lahke või et sul oleks õigus, siis vali alati see, et sa oled lahke. Et tea nagu, mis on oluline, nagu see ühtsus ja see ühtehoidmine enne kõike. Et ärge minegi nagu ego mängudega kaasa, eks. Igatahes. Aitäh, grupp number 2. Ja minge julgelt, olge usalduses selle jumaliku hääle ja muutuste osas, mis suvel tulevad. Et see ei olegi palju vaja. Lihtsalt hoida kurssi. Tahate võite mõne grupi veel kuulata, kes on huvitatud rohkem nendest kaartidest, aga enamustele teist ja tunnen, et praeguses hetkes saite väga palju. Te võite seda üle kuulata veel, et siin on nii palju sõnumeid, mis aitavad teil sellel suvel ja üldse edaspidi igas hetkes olla teadlik kohal usalduses, armastuses, ühtsuses. Aitäh! Nii.
tere tulemast grupp number 3. Oih, nii kukkus see siit korra ära ja grupp number 3 oli meil tegelikult siinpool. Sodaliit ja meelespea. Vot teie. Siuksed väiksed kaunid haljad. Ja esimeses grupis tuli selline initsiatiiv, et kuna esimeses grupis põles viiruk peaaegu ära, siis et igale grupile oma viiruk oma energiaga. Kuigi tuba on sinine. Teie grupi viiruk selline Satya Natural. Tõi meile kingiks Katariina, aitäh. Tema sõnul kõige parem. Ja olgu see siis teile ka õnnistuseks, puhastuseks, pühitsuseks. Nii. Korra tunnetan, häälestume. Häälestuge teie ka oma sisse. Nüüd hingake sügavalt, lõdvestuge. Tundke, kuidas energia liigub teie vaagna piirkonnast ülesse. Tegelikult tuleb jalgadest maa seest ja liigub mööda teie nagu selgroogu mööda keskset kanalit ülesse ja üleval nagu kosena. Niimoodi paiskub niimoodi nagu laiali. Nii tuleb veel ümber ka, et sa nagu oled nagu siuke nagu purskkaev valgest valgusest. Ja see hinga ja lõdvestu ja usalda. Sa oled õiges kohas, õigel ajal. Alati. Ja julge olla see, kes sa oled. Et see suvi pakub sulle palju võimalusi. Ja võta ja vali need, mis sulle tõesti nagu sisemist seda yes, just seda pakuvad. Et julge unistada suurelt. Ja võta vastu seda, mis nagu sinu sisemine juhatus sulle ka pakub. Sealt tuleb ka võimalusi, eks. Äkki ma võiks teha üldse seda. Ja siis hakkab seest nagu kihelema, et kuule see oleks nii lahe nagu. Ma ei tea, kas ma võin nagu nii vägev. Aga samas nii lahe, nagu siuke elevil tunne on, et järgi seda juhatust. Et unista suurelt ja go all the way. Mine nagu lõpuni välja ja nagu oma unistustega ära mängi nagu poolkõva mängu. Ära elu nagu poolikult, pane nagu täiega. Selle suve sõnumid sulle. Kuulaja, kes sa oled tulnud. Nii, esmalt tuleb selline kaart nagu variance ehk siis kes on vaadanud, võib-olla mõni teist kindlasti on saanud selle enne ka. Ma olen oma lugemistest siin ka seda võtnud ja see on selline nagu hinge ja mõistuse hääle nagu vilkumine, selline vaheldumine, vahelduv vool. Et et see ei pruugi nagu tunda iseendana, et see võib olla siuke nagu skisofreeniline nagu tunne, et süda ja mõistus räägib nagu eri juttu. Et kord on üks ja kord on teine. Et see nagu vilgub, et sa käid nagu hästi kõrgele ja siis tuled nagu alla tagasi. Aga sa täpselt mõtled, kus siis mina olen, eks. Et mis sa siis nagu koged. Et
et kui sul nagu, kui sa ei ole nagu joonduses oma nagu südame ja hinge järgi, et siis see võib tunduda nagu selline natukene laperdamine vahepeal ühest kohast teise või nagu selline maandamata energia. Et siis nagu, mida sa peaks tegema, et tunda ennast võib-olla rohkem nagu turvaliselt või hästi usalduses, on ühelt poolt nagu sa ei saa päris vana maailma, me ei saa tagasi minna, eks. Ei mahu ära sinna, sa oled palju suurem juba. See oleks nagu proovid pugeda beebiriietesse, milles sa kunagi olid. Ei lähe, ei istu nagu. Et sa ei saa enda krooni ka kinni panna. Et sa pead võtma selle info vastu ikkagi, selle jumaliku, selle hinge sõnumi vastu, mis sealt tuleb. Ehk sa pead hoidma seda suurt valgust, mis tuleb, krooni lahti, et mõned üritavad usaldusse tagasi saada selles, et see vaimne asi ma ei viitsi, ma siis ei võta, see toob nii palju ebakindlust ja nagu värke, et ma siis nagu teen need maised asju edasi, lähen kuskile jooma ja muremõtteid mõtlema paari nagu, mis iganes, kellel kunagi on olnud, eks. Et ei, see ei toimi, et sa pead hoidma seda voogu, kanalit lahtina. Kui sa puhastud, siis tulevad mingid sellised nagu klombid üles ja võib-olla mõni ummistub siia kuskil, et tahaks krooni kinni panna, mitte seda jumalikku energiat vastu võtta enam. Et sa pead ikkagi julgelt hingama seda sama voogu läbi endast. Tõstma energiat ja samas lubama sellel nagu taevalikul energial ka nagu tulla ja ringelda nagu läbi sinu. Et sa oled nagu selline keskpunkt sellele. Aga et tunda turvaliselt on sul vaja maandada ikkagi ka, et seda just seda maandamisenergiat tunned jalgadest tuleb ja kiirgad nagu niimoodi. Teha siukse joogapoosi, kus sa oled lihtsalt sirgete põlvedega, kummardud ette ja lased rippu ennast. Teed iga hommiku seda ja tunnetad, kuidas jalgadest tuleb siuke soe maaenergia üles ja läheb näppudest välja. Ja kui saad varvastest kinni, võtta varvastest kinni, kui ei, siis pane jalgade peale või lase lihtsalt rippuda. Aga tunneta nagu, et kätest läheb maa sisse tagasi see vana energia, sa aina uuened. Siuke joogapoos sulle suveks. Tahad võtta challenge, tee suvel seda poosi iga hommik, vähemalt paar minutit. Ja siis mediteeri, hinga välja, lõdvestu, tunne ennast hästi, tunne ennast vabalt ja luba sellel jumalikkusel ikkagi tulla ja kanalduda läbi sinu kehastuse. Et see on selline vilkumise kaart, eks saad aru, et ego ja hing nagu eri hääled ja see tundub täiesti teistsugune ja võib tunduda siuke nagu skisofreeniline, hullumeelne vahepeal. Et selline vilkumine ja laperdamine. Et kord lähen, mõtlen, et ei, ma pean olema maandatud, ma pean nagu tegema kõik tööd, oma pere hoidma ja toitma, ma mõistan, et ma teen seda asja, eks. Ja teinekord on, et savi ma müün kõik maha ja lendan ära ja mind ei huvita mitte miski, eks. Et selline laperdamine võib olla, et maandatud on ka vaja olla ikkagi, et sa pead hoidma oma keha ja kehastust, et sa vaatad, et sa hästi tunned. Aga samas vahepeal on vaja sellist usaldust ikkagi järgida ka, lihtsalt kaalutletult kõiki, et sa päris ära lenda. Et kuna sul ego meel nagu üritab sind alla tõmmata ja vaim üritab sind üles tõmmata. Ja see võib tunduda nagu siuke nagu rebimisena vahepeal. Sinu ülesanne on olla keskmes, hingata ja et see nagu energia nagu kese ja punkt jääks ikkagi siia, sinu ümber ja sinu sisse. Et sa ei tee endale liiga, ei tee teistele liiga, et sa oled lihtsalt... Et ma tahtsin siia vahele lisada, et see Eerik seletas nii hästi, et see egomeel tahab nagu alla kiskuda ja vaim tahab üles viia, et sa teadvustad endale, et see egomeel ei ole keegi vaenlane, kelle vastu sa võitlema pead, vaid egomeel on selline, tema tahab lihtsalt, et sul on turvaline ja hea ja talle tundub, et vanaviisi on piisavalt turvaline, et ta ei tea, mis see uus on, et see tundub ebakindel. Et siis sellepärast nagu ego üritabki meile seda turvatsooni ja mugavustsooni luua. Mitte paha pärast, vaid lihtsalt see on elul alalhoiu instinkt. Väike lisa.
ja teda võid siis lihtsalt julgustada ja rääkida ja olla endale nagu treener, eks. et coach'id ja hea coach'id. kõik on hästi, kõik saab korda, et sa ei ignoreeri täielikult oma keha vajadusi ka, eks, et sa ei lähe nagu mingi äärmuslikuks. mõned meist on nii nagu hingene vaimuna, nii nagu savi, nagu piitsutan ennast, kui vaja nagu. ja mõnikord ongi vaja, see on okei. aga on alati võimalik pehmelt ja armastusväärselt ka. et sa nagu, kui samas nagu suhtled oma meelega, rahustad oma meelt, et täitsa nagu hulluks ei läheks. et on see valgustumisprotsess, et tunduda täitsa hulluks minemise protsess. aga kui sa oled maandatud, sa teed ikkagi oma maiseid toimetusi ja pakud endale parimat, mõtled asju nagu läbi, et kuidas sul on ikkagi turvaline olla ja hea olla. mitte, et sa vangis oleksid, eks. aga saad kõiki asju teha läbimõeldud ja hästi ja saad muuta seda olekut, kus sa oled ennekõike siin ja praegu igas olekus, vahet ei ole, mida sa parasjagu teed. Muidugi, kui sa avastad, et sa teed midagi täiesti, et issand, ma ei saa, see ei ole võimalik. Et siis ka mõtle, kuidas sa teed muutuse ja missuguse. Aga et mõnikord me ärkame, et issand, me teeme mingit tööd, mis on tõesti nagu vaimses sfääris nagu kuritegu, eks. Et siis jah, et sa ei pea seda tegema, et maailm pakub sulle alati uusi võimalusi astuda sellesse järgmisse tasemesse. Kuid siiski on hea ju hoida ennast nagu maandatuna, vaadata, et sul on nagu kodu ja kõik on hästi, eks, aga nagu me ei saa olla lõksus ühelt poolt, teiselt poolt me paneks nagu krooni kinni, et ära seda tee, luba sellel vaimsel valgusel aina kasvada ja avarduda ja sa võid lihtsalt taodelda et sellist pehmet üleminekut. Aga sa oled nagu kohal, sa oled nagu enda jaoks nagu siuke ema, kes hoiab ennast nagu käte peal. Võid kujutada, et sina oled see väike ingel, eks, et sa hoiad ennast nagu peo peal niimoodi. Ja et sa oled ise olemas enda jaoks, et sa ei kuku. Ja toetad ja päästad ennast ja õnnistad ennast ja oma elu. Ja hoolitsed kõikide aspektide eest. Et kui selline vilkumine tundub ja toimub, siis sellest saab nagu läbi sellega. Et oht on see, et sa paned oma krooni kinni, et mõtled, ma üritan maale tagasi nagu kolida, aga sa ei mahu oma vanadesse kingadesse, see on palju suurem vaimselt. Et siis hoia oma seda kanalit lahti, eks, et lase sellel vool tulla ja suureneda, sa nagu lähed aina hõredamaks, aina suuremaks, aina helendavamaks, aga tegele nagu selle maandusega ka, et sa nagu see maaenergia ka, et sa ei peaks seda räpaseks või nagu mingiks kehvaks või nagu, et mingi jõle koht, et nagu austa kõike, mis on ja mõista iseennast, oma mineviku mina, ta tegi nii hästi, kui ta oskas, kõik teisid, nad teevad nii hästi, kui nad oskavad. Ole ise nagu see muutus, mis sa näha tahad maailmas, tõenäoliselt see on, et see on üks armastavam ja kaastundlikum, lahkem ja hellem koht, ole nüüd see. Ole lahke ja kaastundlik, mõista neid, kes ei oska paremini, teevad endast parimad, nad ei vääri hukkamõistu ja karistust, vaid mõistmist ja aega võib-olla head sõna ja nagu, et keegi neisse usuks ja toetaks nende kõrgemat potentsiaali ja mina, et nad saaks tulla sellesse, et me ei tümita neid maha, vaid me aitame neil tõusta samamoodi iseendaga, iseenda olemusega. Et mis sa võiks teha? Ennekõike on nagu kirja panna oma mõtted ja tunded. Kas sa päevikut pead? Võiksid ja peaksid pidama. Kirjutama ma endale ühe siukse kaustiku ja kirjuta täis. Nii lahe, nii äge.
see, kuidas sa tunned, see nagu, kui sul on hea tunne ja halb tunne, see nagu märgib ära, kas sa oled ühenduses oma kõrgema minaga. Hirmud ja asjad, särgid, siis oled nagu ühendusele veits nagu kinni blokid, siis lihtsalt hinga läbi jälle, luba sellel jumalikul tulla allapoole. Ja vahepeal võibki tunduda vappumisena, sest see vana puhastus. Sulle nii palju loodust soovitatakse siin kohe. Tuli see 3. grupp, eks see viirug oli see natural, eks, nature nagu. Ja siis ma näitasin siin kaustikut, mis mul siin oli esimene tahtlis, see oli ka, et nature is my home, et loodus on mu kodu ja see planeet Maa on minu kodu. Koduplaneet ja ma olen maa laps ja mul täielikult õigus siin olla ja hoia oma kodu, kogu su planeet on su kodu ja loodus. Et suvi on ju nii ilus ja vägev ja see suvi sa peaksid veetma palju aega looduses. Kasuta neid võimalusi, mis sulle on antud. Ei ole mingeid kannatusi sulle määratud, vaid jumal armastab sind nagu kogu täiega ja kui sul on aega, siis vähegi, siis mine loodusse, võta kaasa oma sõbrad, oma pere, ise mine üksi, vaadake lilli, taimi, nuusutage, olge niisama, vedelege järve ääres, järve peal, mere ääres, puude otsas turnige, ühendage nagu loodusega, et see aitab maandada. Ja unista suurelt, unista nagu sellest, mida sa päriselt tahad ja pane need unistused sinna päevikusse ka kirja. Pane sinna kirja need asjad, mis sulle ei meeldi. Ja otsusta ümber, tee ümber, kirjuta ümber, ma tahan nii nüüd, saad seda, millele keskendud, eks. Oluline see, millele sa keskendud, see võimendub, see kasvab ja saab hoogu juurde, sellepärast sinu ülesanne on hoida seda, mis sa oled. Tuli selline kohalolu ja jälle selline minu jaoks hingamise kaart. No, okei. Ehk siis läheb ju kokku sellega, et see kohalolu, see praegune hetk siin ja praegu, et sa ei ära mine mineviku nagu draamadesse ka, eks, et mingi asju läbi hekselema, mis kõik oli või mis kõik võib tulla, mis nüüd saab, kus mu turvatunne on. Praegu on kõik hästi, kui ma kõik välja mõtlen ja ma usaldan, et mida ma veel ei näe, siis see, ma häälestun lahendustel, häälestun sellele, mida ma tahan. Luban neil ilmutada ennast. Usaldan ennast sellest nagu päris, kui sa päriselt tunned seda, siis see on palju mõnusam koht ja palju selgemad otsused ja palju selgem juhatus tuleb sellest kohast, kui sellest hirmust, mis nüüd saab, ma ei tea, ma pean kõik otsustama, nagu see ego värk, eks, mis kui suruks ja hirmu baasilt otsustaks. Et luba olla armastuse, mitte hirmu poolt juhitud, ei see endal. Et sul on selline vaimne ärkamine ja sellise ankurdumise protsess siis see suvi ja mis sind aitab on siis, nagu ma ütlesin, see energiavoo nagu suunamine, häälestumine üles-alla, maaenergia ja taevaenergia, et sa ei hoi, nagu lihtsalt visualiseerid, kuidas voolab alla, ülesse ja hingamisega läbi sinu hingeõhu käib see. Hingamine aitab seda täiega juhtida, suunata ja tähelepanu hoida sellele. Et eternal now, igavene praegune hetk, alati on see sama hetk praegu, eks. Et oled kohal, sinu kohalolu on oluline. Nii, ja siis ma näitan, mis kõik siit tulid. Näin sulle. Past life activation, eelmiste elude nagu kingitused, anded, aktivatsioon toimub. Selline et sinu talendid, mis sa ei ole võib-olla teadvustanudki, võib-olla sa oled mingi klaveri virtuoos, ei ole kordagi mänginud see elu, kunagi oled Bach olnud või mis iganes. Mingi asi, et luba nagu uusi asju katsetada see suvi, võta vastu nagu uued väljakutsed, ma ei tea, ma ei ole kunagi käinud seal niisuguseid asju tegemas, see ei ole minu moodi, mine proovi nagu, äkki on see. Et sinu eelmiste elude nagu aktivatsioon või samamoodi on võib-olla see nagu su vibratsioon on nii nõnda kõrgel, et sa suudad eelmiste elude traumadid, rääkimata sinu praegu lapsepõlve traumadest, mida meil on küll, eks, paljudel meist enamikel.
aga vibratsioon on nii kõrge ja need on sarnased mustrid, ehk siis sinu lapsepõlve mingisugused haavad, mingid mustrid, negatiivsed iseloomujooned ongi nende algne põhjus on võib-olla eelmistes eludes, sest minevik lapsepõlve öeldakse on kõik natukene sellest karmaratast pärit mõnes mõttes, et me seame üles need asjad, mida me tahame hingena lahendada siin planeedil endale juba lapsepõlve. Ehk siis praegu sa teed need asjad ära, sest nagu tegelikult tulebki, ma mõtlesin, mul on kaardid käes, mis sa said, et selline karma vabastus, karma puhastus, seesama vana tundub vaata siin üleval või, enam-vähem, puhub seal nagu lõkkele ja sa oled nüüd vaba ja karma vabastus. Eelmised elud, karma vabastus, alkeemiline mutatsioon, ehk siis sa nagu lähed maa sisse sügavale puhastamiseks, et leida tarkade kivi ja üles tõusta. Nagu ärgata, et sa võtad nagu kõik selle tume aine ka vastu ja alkeemiliselt transformeerid plii kullaks siis. Teed sitast saia ja saad aru, et issand, see on meie tuleviku väetis, see on ilu, see on elu ja see on nagu pühadus ise. Näed, et see ei ole mingi tume usu, mis on kõiksusest väljaspool, sest kõiksusest ei ole mitte midagi väljaspool, vaid see on kõik see ja pühadus. Usaldus, trust in the plan. Jälle seesama vana, ta ei ole siin nii palju. Ja siis master healing number 33. Et see on, sa oled vilkunud, sinul on ühendus, kõva ühendus, jumala ühendus. Ja maised asjad, sa aitad neid siis vabastada siit planeedilt ja enda olemusest, eelmistest eludest, karmast. Nagu sa transformeerid seda, sa vabastad seda, teed mineviku valusatest kogemustest enda jaoks nagu väärtuse. See on kogemus, sa oled nüüd tark, sa võid minna, jagada, kooli kutsutakse sind esinema, räägi, kogesid siukest jura nagu, kuidas sa sellest välja tulid, mida meil õppida on sellest, ükskõik mida sa oled kogenud, sellest see on sinu vara ja tarkus ja väärtus, suur väärtus, kõik kogemused on väärtused. Et sa teed, transformeerid ära oma haavad, teed hinge tarkuseks, karma vaba, oled kogenud, jah, enam ei ole, nüüd on uus elu, kõik otsustasin, valisin, elan siin ja minevik, jah, auga vaatan tagasi, ei ole hinnanguline, olen kohal, tean, et ma olen kõik see, Jumal elab läbi minu ja ma ei ole hinnanguline ja hukkamõistev iseenda suhtes ega Jumala suhtes, vaid ma olen armastav, kaastundlik, austav, usaldan seda plaani, suurt plaani, seda uut reaalsust, seda kõiksust, mis on siin, uude ajastusse meid kõiki nagu kummiga painutamas. Ja see ongi minu tervenemine, südamesse tulek. Ja selline üsnagi, et sa oled ikkagi alkeemiliselt neid asju nagu tegemas, transformeerimas nagu karmad, eelmised elud, värgid, särgid. Et see kõik vabaneb ja sinu ülesanne on lihtsalt hoida seda visiooni, mida sa päriselt tahad. Olla nagu tões, aususes, selguses, lihtsuses ja lõdvestumises. Lased lahti neist asjadest, mis sa ei soovi ja tellid, taotled, saadad oma kavatsuse ja keskendumise sellele, mida sa soovid. Nii lihtne see valem sulle, see on sinu meisteritee ja usaldad seda, mis toimub. Aha, et sa oled juba nii meister, et sa tead, et ma taotlen midagi, maailmas hakkavad protsessid tööle nagu inglid kaartide, nagu kardinate taga hakkavad kruvisid keerama, nagu okei, ta tahab tellis seda nagu. Siis sa vaatad mingi, ma ei tea, kaotab töö või midagi nagu, siis mõtled, mis nüüd saab nagu. Siis sa võiks tõmmata ennast kahtlusesse, egosse nagu see vilkumine. Aga nüüd sa usaldad plaani. Okei, midagi veel paremat on minu jaoks. Väga lahe, nagu oled selline, mis see olla võib, nagu pronoiline, mitte paranoiline, et kõik tahavad sulle halva, aga pronoiline nagu, et pealt näha halvad asjad juhtuvad sinu jaoks, aga sina oled nagu nägu naerul ja no jumal, mis sul mulle kavas on nagu, bring it on nagu, miks aitad, kuidas veel paremini saaks, mis veel võimalik on nagu show me, nagu I'm ready, I'm here, I'm here and now, please give me all. Usaldad seda plaani, lähed, mis iganes juhtub väljas, sina ei kaota enda keset, sa oled keskmes
ja usaldad plaani ja hingad, oled kohal. Ja sa ei pea muud tegema, kui sa ei oska muud teha, lihtsalt hingad energiat, avad krooni, avad maad, avad kõiki oma keskusi ja oled nüüd südames, keskmes. See on sinu plaan ja healing. Purr. Nii. Jaa. Mis selle päikselisse suvesse, et see tundub vaimses plaanis palju tööd. Tegelikult ei ole üldse, tegelikult on lihtsalt lõdvestumine, palju protsessi ja progressi. See võib olla lihtne, kui sa ei hoia kõvasti kinni sellest, aga ma saan aru, ma olen ise selles kohas nagu väga tuttav, mis see tähendab nagu vilkuda ühest kohast teise kohta. Et see võib olla nagu klammerdumine, siuke nagu kõva kivi, eks, ja siis see tundub kannatus, aga tegelikult ei ole, kui sa lased lahti, palju kergem on inglitel neid asju ümber kujundada ja uus reaalsus, mis sa oled tellinud, sinuni tuua, kui sa usaldad plaani. Teedki, mõtestad ümber seda, mis toimub, ei anna hinnangut, hukkamõistvad hinnangut, vaid saad aru, et see on Jumala käsi on siin mängus ja tema teeb sulle seda kõike sinu hüvanguks ja sa veel ei näe lihtsalt võib-olla miks ja mis siit kõik tulemas on. Aga et tuua sinuni midagi, mis on nii väge, mis sa pole ette kujutanud, võib sulle alguses tunduda rohmakas, aga usalda. Nii, siis tulid siuksed asjad ja sinu, see tuli koos. Sinu jõud on kaastundes. Your power is in your compassion. Kus on sinu vägi? Kaastundes. See tähendab, et sa kaastunne siuke nagu armastuse vorm. Ja see ei tähenda, et sa haletsed kedagi. Kui sa kedagi haletsed, sa pead ennast nagu paremaks mõnes mõttes. Ongi, sa ei saa haletseda kedagi ilma ennast paremaks pidamata. Haletsemine ei ole see on nagu kehva valik kedagi haletseda või ise ennast haletseda. Aga sinu tõeline vägi on selles nagu hinnangute vabas kaastundes. Nagu siukses nagu sügavas armastuses ja et sa hoolid inimestest ja iseendast kõigest ja nagu lubad enda südamel nagu täiega õide puhkeda ja olla avatud ja haavatud, see on sinu vägi. Et ole nagu julgelt pehme südames. Ei pea olema nagu kalk ja kõva. Tee ennast veidikene pehmemaks, et sa saad palju tugevamaks. Selleks, et olla haavatav ja õrn, pead olema väga tugev. See on nagu selline just vana samuraide nagu vana sõna või sellist, et selleks, et olla nagu nõrk, et selleks pead olema, mitte nõrk, aga kuidas öelda, see õrn või on ka see, et olla hell või nagu haavatav, selleks pead olema nagu tugev. See ei ole nagu nõrkade teema. Et olla nagu haavatav ja hell ja õrn. Aga sa julged, sa oled piisavalt enesekindel ja sa julged olla nagu haavatav, et sa ei karda. Et sellest tuleb jõudu juurde sulle, kui sa nagu suurendad oma südame energiavoogu kõikides suundades. Kõige vastu oled kaastundlik. Ka nende vastu, kes on kurja teinud ja kes on nagu, tunduvad nagu mis asja nagu värki. Et ka nende sees tegelikult elab see sama looja, kes hingestab kõike ja kõiki. Kõik on nagu looja armus. Kõik, kes elavad siin. Keegi ei ole ilma looja armuta. Kõigil on looja arm. Sellepärast olla kaastundlik, olla kõige rohkem Jumala nägu, kui sa oled kaastundlik. Ja kõigi suhtes ja kõigi suunal. Ja niimoodi transformeerid seda suurt karma taaka, kus me oleme olnud nii kivedad ja vihased ja hinnangulised ja võitluses ja eraduses. Et see tõeline jõud tuleb sinu õrnusest ja pühadusest ja sellest selline siuke space clearing ehk siis nagu puhastus jällegi ja kõik on puhas, siis on oneness. Hea meditatsiooni laul sulle võib-olla oneness Diksha ehk siis nõrga teega D-E-E-K-S-H-A Oneness Diksha, minu arust see oli Ühtsuse Akadeemial mingi lahe
meditatsiooni taust sulle. Ühesõnaga, näed, milline puhastus, lõpuks jõudsid tagasi tervikusse. Ja hääl on ära, aeg on küll täis. Läheb nagu ütleb, et nii palju juba, et aitab. Suur tänu. Aitäh sulle grupp number 3. Tuleb nagu elu parim suvi, nagu see on nii, milline naeratus, nagu saad aru, et isegi, karmic clearing, mis võib tunduda nagu see mõnus muie on näol ja käed on üleval, nagu jess, sinu käed peaks ka olema täpselt samamoodi, sinu nagu jõupoos, tõsta käed üles ja hoia rusikas naerata ja hüüa jaa, nagu jess, nii nagu lükkad, nii läheb. Et ole elev, sest kõik, mis tuleb, see on nagu nii ilus ja vägev. Kohe ei pruugi kõik alati näha olla, aga tõenäoliselt on. Tõenäoliselt sa juba näed. Ei pea seletama seda, mis kõik see nagu loob, sest et iga ühel on see erinev, eks. See on anda selliseid abstraktseid suuniseid ja terviklikkuse nagu kompassi hoida. Sinu jaoks ongi kõige etem, kui sa lihtsalt hingad, keskendud, et sa võtad jumalikkust vastu ja samas sa maandad ja ankurdad ja võtad maa energiat ka vastu. Aitäh kõigile meile!